No tšau, tere, pole nii ammu näinud. Selline asi. Mõtle näiteks, proovi ette kujutada aega, ütleme, enne elektrit, enne kui oli olemas vool, elekter ja kuidas inimesed elasid, mismoodi inimesed elasid sellel ajal. Ma kujutan ette, et see võis välja näha midagi sellist. Siis, kui loodus ärkab hommikul, päike hakkab tõusma, nii, ei ole mingeid äratuskellasid inimestel, mingid sellised asja, nii, sümbioos, keha või mis iganes äratab, loodus äratab ka inimese ülesse sellel ajal, inimene on loodusega ühenduses, nii, ja siis silmad lähevad lahti, tehakse mingid oma hommiku kooserdamised ära ja siis oleneb sõltuvalt aastaajast. Võib-olla kui on talv, minnakse mingit hagu korjama metsa vahele. Kui on suvi või sügis või kevad, siis minnakse võib-olla aiamaale kusagil seal nokitsema ja siis kui päevatoimetused nagu tehtud on, tuleb õhtul päike hakkab looja minema, siis minnakse voodisse ja pime, mis sa pimedas ikka teed? Kuule, mis sa pimedas ikka teed, kui magad, või siis lihtsalt ollakse voodis ja nii-öelda lastakse pea tühjaks, Sellel ajal ma kujutan ette, et nagu vaata, sa oled toiduga ühendus, sul on teiste inimestega ühendus, sul on endaga hea ühendus, sul on kogu loodusega on hea ühendus, et ei ole nii palju mõtteid, mis eraldaks sind ülejäänud keskkonnast, ei tunneks nii palju võib-olla seda, ei tunta nii palju seda eraldatust, palju rohkem ollakse kohal selle tegevusega, mis parasjagu käsil on ja ei ole mingit ülearust virvarri. Ja niimoodi, et tuled hommikul majast välja, tunned 3 tunni pärast hakkab vihma sadama, kähku peame need toimetused ära tegema ja hästi loodu, vaatad, sa näed looduse märke, kuidas miskid, mis toimuma hakkab, kuidas linnud lendavad. No, et sa loed igast detailist välja erinevaid asju, mis sul vaja on lugeda, sa oled nagu üks selle ökosüsteemiga, sa ei ole nagu eraldi, sa oled üks selle ökosüsteemiga. Aga kujuta nüüd ette nüüd tänapäeva sellist elustiili mingi high achieveri või inimesega, kes tahab mingi maailma vallutada või maailma muuta või mingit suurt ettevõtet luua, mis on okei. Aga tõenäoliselt paljudel näeb see elustiil tänapäeval välja selline. Luuk läheb lahti, äratuskell, nii. Teed silmad lahti, kohe ekraan, nii, valgus näkku, kohe erinevad, kuuled, see suri ära, vaatad uudistest, see asi juhtus, oi fuck, aktsia langes, emotsioonid kohe käima, hommikul vara, virvarr hakkab käima, nüüd voodist püsti, ma ei tea, jooksed sealt vetsust ära, samal ajal teed kõne, hakkad riidesse panema, fuck, hamburger suhu, siis jooksed, samal ajal paned riidesse, siis sööd hamburgerit, siis jooksed uksest välja, komistad kõhuli, fuck, kukkusid. Vaatad, miks sa komistad, püksid unustasin, siis jooksed tagasi, siis saad püksid jalga, jooksed autosse, samal ajal kõne, läpakas lahti, nii, nüüd teeme seda, ja
ja siis hakkad ära sõitma, põmm, sõidad kellelegi otsa, mõtled, mine pekki, nüüd seda veel vaja oli. Emotsioonid hüppavad üles-alla, siis päev otsa, ripud telefoni otsas, seal sõimad kedagi ja siis saad ise sõimata kellegi käest. Ja siis õhtul jooksed tuppa, viskad naisele high five, ma nüüd lähen, hüppad voodisse, vaatad veel telefoni natuke aega ja siis käib. Ja siis järgmine hommik läheb jälle edasi, jah. Et kumb nendest elustiilidest tundub psühholoogiliselt, emotsionaalselt, füüsiliselt, spirituaalselt tervem? Kumb tundub tervem? Nagu kumb tundub meie bioloogiale, kuidas meie bioloogia on harjunud rohkem meie evolutsiooniga, kuidas meie psühholoogia ja bioloogia on sellele tundub mõistlikum, milline elustiil tundub mõistlikum. Ma arvan, et see esimene variant tundub mõistlikum. Kuidagi need asjad on läinud siin planeedil kuidagi meil kollektiivselt nagu lappesse vähekene lappesse läinud. Vaata me eile sõitsime ka autoga õhtul ringi, jumala ilus täiskuu väljas, siis ma vaatasin kuud, lehvitad kuule, tšau kuu, meie siin üljume mingi asja peal siin kosmoses, maksame makse ja makse maksame seoses maksudega. Me oleme mingis masinavärgis ja mingisuguses süsteemis. Ja see on mingisugune nähtamatu jõud, kus me kollektiivselt siin oleme ühendatud või kuidagi ühenduses selles tsivilisatsioonis. Ja see süsteem näeb, ütleme, et kui süsteem on mingisugune organism või inimene, siis tema näeb meid kui enda omana, ehk siis süsteem või see masin näeb, et tal on õigus meie ajale, energiale, tähelepanule. Ja sa ei mäleta seda, et sa oleks kuidagi tahtnud või sa ei mäleta, et sa oleks tahtnud siin olla ja sellel planeedil, sa ei mäleta seda. Võib-olla sa tahtsid, aga sa ei mäleta seda. Ütleme, see keha tuli kusagilt naise seest välja, ema seest välja. Ja nüüd siin sa oled. Ja nüüd keegi näeb nagu õigust sinu tähelepanule ja energiale. Kuidas siis ongi maksude näol? Mis maksud meil on? Mingi käibemaks ja tulumaks, sotsiaalmaks, ma ei tea, mingid aktsiisid, ja, et siin, igasugused maksud, ühesõnaga maksude näol siis saadakse kätte see energia sinult ja siis edasi süsteem teeb, mis iganes ta teeb selle energiaga. Nii. Aga praegu, kui inimeste palgad ei ole maailma kõige suuremad võib-olla, siis paljudel võib-olla tekib selline tunne, et ma tõmblen, et seda keha elus hoida, üks osa siis see nibin-nabin vean välja iga kuu, et see keha funktsioneeriks ja et siin hing saaks endiselt siin kehas toimetada. Ja. Või sina kui hing või sina kui see saad seda keha kasutada. Aga see keha peab funktsioneerima, ta peab elus olema. Siis osa energiast läheb sinna ja siis osa energiast läheb süsteemile. Nii. Ja siis paljud on nagu lõksus ja ei olegi muud võimalus, kui hommikul hakata tõmblema ja oma vererõhku üles sajama ja ennast keha reaalselt pingest sajama. Vaata. Aga see esimese näite puhul, kui sa tõmbled päevad läbi, nagu kui sa hommikul ärkad, kohe läheb tõmblemiseks, kohe emotsioonid virvarr, kohe lööd oma närvisüsteemi kõikuma, kohe sa põhimõtteliselt elad ainult mentaalses kehas. Nagu inimene elab ainult mentaalses kehas. Nii palju on vaja saavutada, nii palju on teha, nii palju on vaja tõmmelda, nii palju on vaja igasuguseid asju. Aga mitte kunagi
elus olemata nagu, nagu oota, ma olen olemas, ma olen nagu, oota, mis point sellel on, kui sind ei ole kunagi olemas? Nagu, mis see point sellel tõmblemisel on? Sa võid elada 100 aastat, 1000 aastat, 10 000 aastat, aga kui siin nagu mitte kunagi kohal ei olnud, mis see siis oli? Siis on nagu raisatud kehastus, raisatud elu mõnes mõttes. Ma näen, et ajast olulisem on kohalolu, see, kas sa oled päriselt kogu täiega selle juures, mis parasjagu toimub, mis sa parasjagu teed. Aga ma arvan, et need inimesed, kes seal enne elektriaega, seal on ka omad miinused, eks ole. Sellel ajal oli ikka, nagu see ei ole ka, sellel on ka omad miinused. Et mõlemal pool on omad plussid ja miinused. Aga kui sa võtad mingisuguse aedniku, kes rahulikult nokitseb seal oma aias, elab lihtsat elu, ei ela endale elu keeruliseks, tal ei ole vaja mõelda ülearuste asjade peale, ei ole vaja muretseda ülearuste asjade pärast, ta tegeleb sellega, mis ta tegeleb. Ei ole vaata internet ka, inimesed, vaata praegu toimub selline hästi palju informatsiooni nagu tabab seda maad või siin see informatsiooni kogus ja kiirus järjest nagu suurenevad. Ja kõigega nagu järgi hoida, mis maailmas toimub, see sa põhimõtteliselt inimene ajab hulluks ennast. Ma kunagi proovisin ka ma tean, kuidas see mõjutab, kuidas see mu psühholoogiat ja kogu mu elus olemise kogemust mõjutab. Ja. Seal ma ei tea, Vietnamis keegi jäi auto alla, seal Kongos toimub sisepoliitiliselt mingi konflikt, seda peab kindlasti teadma. Neid asju on nii palju, mis ühe korraga käivad. Nii palju, seda virvarri on nii palju. Kunagi ei olnud nagu sellist asja, et see nagu iga inimese probleem maailmas oli sinu probleem. Kontrolliti ainult seda, mis oli nende kontrolli all. Ja mis parasjagu toimus. Alati on meie kontrolli all see hetk või mis siin hetkes toimub. Kõik, mis väljaspool toimub, see ei ole nagu meie kontrolli all. Ja ma arvan, et tol ajal inimesed ei pabistanud nii väga nende asjade pärast, mis ei olnud nende kontrolli all. Televiisor ei öelnud neile, et mida nad kartma peavad. Või raadiost ei öeldud neile, kes on halb, kes on hea, keda peab kartma ja kelle probleeme enda omaks tegema. Ei olnud sellist asja. Ja mida ma öelda tahan? Et ma kujutan ette, et meie psühholoogia on mõeldud rohkem lihtsa elu peale, nagu lihtne elu. Mitte nii keerukas hommikust õhtuni go. Selline kunagi ei tea, mis nagu mõnele võib-olla sobib. Ja eriti, kui see inimene saab ka kohal olla sellega, mis ta teeb, ma arvan, et siis on okei. Aga kui seda inimest kunagi ei ole selles hetkes, siis mis see point on? Ja praegu ka paljud inimesed on ennast nagu lõksu mänginud, et see lihtne elu võib-olla tundub loogiliselt nagu hea asi, aga et selleni jõuda, arvestades, mis kohustused kõik kaelas on võib-olla nagu ei ole nii lihtne kõikidel. Kõikidel ei ole see, ma kujutan ette, kõik ei saa kusagil metsatukas elada. Et elukorraldused, elustiilid on keeruliseks elatud. Aga ta on nagu ta on emotsionaalselt ja spirituaalselt on ta palju tervem, kui on lihtne. Lihtne silmas ma ei pea kerge, ma ei mõtle kerge, et peab olema kerge, aga lihtne, selles suhtes, et sul on nagu ei ole nii palju liikuvaid lülisid igal pool, nagu ei ole seda ülearust mentaalset pahna, ei kanna kaasas nagu enda mõistusega. Ei ole seda keerukust nii palju.
jah. Mõtle selline elustiil näiteks, kus sa ärkad üles, ise tegeled oma loominguga, mis iganes sa luua tahad. Ma ei tea, aitad seal naabreid, jah, käid enda aiamaal, võib-olla teed mingeid asju naabritel, aitad teha. Saate koos käia lõket teha teinekord ja kuidas iganes, mis iganes kellelegi teha meeldib. Aga praegu jah, inimesed ei teagi, et on olemas vaata mingisugused muud variandid ka nagu, et kui programm on selline, et sa lähed kooli, saad mingisuguse hariduse, siis lähed mingile tööle ja siis saad raha ja siis saad oma keha elus hoida ja ilusaid asju endale osta. See on praegune installitakse inimestesse. No me kõik oleme tõenäoliselt saanud selle programmi, jah. Aga siis mingi hetk nagu vaatad, oota, et see tundub nii ajuvaba nagu, et me oleme kusagil kosmoses, hõljume siin ja nüüd ainus asi, mida me tegema peame, siis ongi mõtlema, kuidas iga hinnaga seda keha võimalikult kaua funktsioneerimas hoida ja kõik ülejäänud on pohhui või. Et seda teemegi siin, see ongi see, mis asju me siin ajame või. Et see ongi see ülim saavutus. Kes me oleme suhtes selle, mis iganes sa näed enda ümber. Äge planeet, äge planeet, väga huvitav planeet on see, väga huvitavasse kohta olemegi astunud. Saame videosid filmida ja rääkida ajas ja praegu mina salvestan selle salvestise ja me saame omavahel ajas suhelda, mõtle. Sina saad hiljem kuulda seda, mida mina rääkisin. Mina juba sellel ajal, kui sina seda kuulad, ma teen mingeid oma asju ja mingeid muid asju. Me saame ajas suhelda. Ja ruumis, ajas ja ruumis, mõtle, sa võib-olla kuulad seda kusagil üldse väga kaugel minust, mitusada kilomeetrit, võib-olla mitu tuhat kilomeetrit kaugemal ja üldse teisel ajal, kui mina seda räägin. Mõtle, tegelikult see on kõva saavutus. See on kõva saavutus, nagu, mis me oleme saavutanud. Sellise võimekuse, aga see tuleb ka nagu igal asjal on omad plussid ja miinused. Iga asja saab kuritarvitada või mitte nii otstarbekalt kasutada. Ja lihtne elu. Ma unistan nagu lihtsast elust. Ma ei taha keerulist elu. Ma tahan lihtsat elu. Ei ole vaja midagi poosetada, nagu ei ole vaja, mul nagu ei ole vaja ja kellegile näitamise pärast selles suhtes nahast välja pugeda, et kõik inimesed arvaks, et sa oled, ma ei tea, mis asi, et vaataks sind alt üles või kuidagi, ma ei tea, mingit moodi. Need ajad on möödas, lihtne elu. Lihtne, vaikselt, niimoodi vaikselt kusagil, et selle avalikkuse tähelepanuga, sellega käib ilge karma käib sellega kaasas, no see pead igast hulludega pead hakkama lõpuks toimetama. Kui sa saad mainstream tähelepanu tuleb sul liiga palju, see lisab omakorda keerukust. Ja. Rahaga tuleb oma karma, kui sa saad palju raha, siis sellega käib karma kaasas. Igast asjadega, mis su nõrk koht on, nagu mis vaatame, testime, kas elu on sind testinud mingisuguse kuulsusega, jah, oled saanud hästi palju teha, on sind elu testinud, on sind rahaga testitud, on sind vastas sugupoole tähelepanuga testitud. Kuidas sind on testitud? Ja kuidas sa need testid läbinud oled?
võimuga saab testida ja anname sulle võimu, vaatame, kui muidu võid olla malbe ja heakene ja selline, nüüd antakse sulle ilge võim kätte, nüüd see mask võib eest ära kukkuda. No ei tea, vaata, ei tea ise ka teinekord, mis peidus on. Ja, aga kui on neid asju saanud maitsta, siis on näha, kui tugev vundament all on. Ja läheb pikaks. Lihtne elu, lihtne elu, kus on vähe keerukust. Ja ta ei pea olema kerge elu, aga lihtne. Kõik head.